Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20–26 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nagu te näete, on mul uus taust ja uued kaardid. Need on kassitaro kaardid. Meid on siia Musta kassitaro perre kogunenud 150. Ja sellised uue paki selliseid Musta kassitaro kaarte ma loosin välja kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Aga sellest loosimisest ma räägin lähemalt siis, kui see aeg hakkab sinna jõudma. Praegu vaatame, mis neil kaartidel siis teile öelda on. Nädal algab teil siin Sauade baasiga. Sauade baas toob uudiseid. Te olete nüüd midagi kas küsinud, midagi soovinud. Ühesõnaga, te ootate mingeid uudiseid, mis puudutab teie karjääri, teie soove, edenemist, tahtmisi. Ja need uudised tulevad. Aga kõrval on siin kohe Sauade 10 ja Sauade 10 minu jaoks on suure koorma kaart. Et te olete kas endale vabatahtlikult võtnud või on keegi teie õlule pannud liiga suure koorma, mis tundub teile liiga suurem ja võib-olla ka on liiga suur see koorem teie jaoks, te tunnete, et te selle koorma all olete ära väsinud. Kui teil on võimalik seda delegeerida ehk kellegagi jagada, siis see oleks väga hea. Edasi tuleb siit müntide 9. Müntide 9 on selline kaart, mis räägib sellest, et te ise olete enda laeva kapten. Teie küürite tekki ja teie juhite laeva. Te teete kogu selle töö ära, mis on selle laeva või enda elulaeva juhtimisel vaja teha. Et te olete nagu selline, kogu töö on teie õlgade peal. Siis ongi koorem liiga raske, kui te peate ise siin tekki küürima ja ise seda laeva juhtima, siis ongi koorem liiga raske, see koorem tundubki liiga raske. Siin kõrval viimase kaardina selles ülemises reas on poodukaart. Poodukaart räägib sellest, et asja tuleks vaadata teise nurga alt. Sellel poodukaardil on veel vähemalt minu jaoks ja minu elus on see näidanud sellist vimkat, et ta võib ka, ta võib seda natukene kursilt kõrvale kallutada või teises suunas laeva sõitma panna. Et see on nagu sedasi, lähete töölt ära õhtul, mõtlete, et lähete poest läbi, lähete koju. Aga poolel teel sinna poeni telefon heliseb ja te peate suunda muutma, hoopis kuhugi mujale minema. Et see ei ole halb muutus. Minu elus on see olnud tavaliselt positiivne, pisikene positiivne muutus. Keegi kuhugi kutsub, keegi midagi annab, mis ei olnud üldse ma ei osanud seda ette näha ja see ei olnud minul plaanis. Aga see ei olnud ka halb muutus, mis minu elukogemus selle poodukaardiga ütleb seda, et see võib tuua pisikese muutuse. Ja see pisike muutus võib ka panna olukorrale natukene teise nurga alt vaatama, et saab ka nii. Saab ka nii, ei pea kõike tegema ühtemoodi. Siin all on karikate 7 ja all on 6. Müntide 6 ja karikate 7 ja siis on siin veel 9. Mul on ka natukene keeruline nende kaartidega harjuda, aga eks me siis koos harjume. Et siin on mõõkade 9. Mõõkade 9 tähendab minu jaoks magamata ööd. Sellist unes vähkremist, muretsemist mingite asjade pärast. Müntide 6 on selline kaart, mis räägib sellest, et tuleks märgata enda ümber abivajajaid ja neid aidata, kui on võimalik. Aga selle abivajajate märkamise kõrval on ka see, kui teil endal on abi vaja, millegi jaoks küsida
või sedasama koormat kergendada mingisugusel moel, et siis ärge häbenege seda küsida. Et siis võib-olla tulebki lahendus ka lihtsam, et võib-olla seesama poodukaart näitab teile teise nurga alt, keegi pakub teile abi, et ma aitan seda teha sinul, teeme seda koos. Et võtke siis see abipakkumine vastu. Ja karikate 7 on valikute paljusus. No võib-olla pakutakse teile kohe väga palju abi või väga palju midagi, aga karikate 7 on ka see oht, et kõik ei ole seal kuld, mis hiilgab. Et selles valikute paljususes tuleks orienteeruda ja neid valikuid tuleks kontrollida ja kaaluda. Et seal on oht nagu langeda sellise illusiooni ohvriks, et kõik tundubki nii ilus ja kena, saate oma koormat kergendada, aga tegelikult võib juhtuda see, et kõik ei ole teostatav, et kõik plaanid ei ole teostatavad. Et nagu, kuidas ma ütlen siis, seda kainet mõistust on siin vaja, selget pead, aru saada, mis on päris ja mis ei ole päris. Et võtke pakkumised vastu, kui need tunduvad teile teostatavad ja inimesed siiralt teile abi pakuvad. Kergendage oma koormat, kui see on kuidagi viisi võimalik. Vaadake asjadele teise nurga alt. Ja no kui te vähkretegi seal ja mõtlete oma tuleviku peale ega suuda ühel ööl und leida, siis igal juhul ärge pikalt küll vaevelge ja muretsege sellepärast, et elul võivad teiega olla täiesti omad plaanid, mida teie lihtsalt täna veel ei tea või ei näe. Tulgu teil üks imeline nädal, armsad. Tulgu teil üks imeline nädal, armsad sõnnid. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.